Miia, Marta, Adeli, Kärt ja veel üks Kärt ja Riin, Elisabeth ja Anneliis, Säde, Gerda, Katrina, Moona, Mirtel, Laura, Katri, tänab kõiki Jaanika. See on Kristin, ta on 33-aastane. Kristinil on ka armas 8-aastane tütar Steffi. Kristin on oma lapsele suurepärane ema ja ta kasvatab Steffit väga hästi. Steffil on ka bravuurne sõbranna Pregolia, kellega on kogu aeg probleeme. Küll on ikka hea, et Steffi pole Pregolia-sugune tähelepanu vajadusega YouTuber. Kristini suhted Pregolia emaga pole ka just kiita, aga ta suudab igas olukorras siiski viisakaks jääda. Lisaks hilineb Kristin peaaegu alati igale poole, kuigi ta seda ise tunnistada ei soovi. Kristinile ei meeldi, et Steffi suhtleb ainult YouTuber Pregoliaga ja soovib, et ta tütar suhtleks rohkem perekond kadakate lastega, kes on kordades viisakamad. Steffi on 8-aastane tütarlaps, kes on rõõmsameelne ja energiline. Tal läheb koolis hästi, tuunistab mänguväljakust oma kortermaja ees, kus võiks olla ka jäätise müügiputka. Steffi tunneb enamik oma maja noori, saab nendega hästi läbi. Oma suhetes emaga üritab Steffi olla väga hea ja sõnakuulelik laps. Kuna tema ema on väga korralik inimene, Steffi üritab seda jäljendada. Kahekesi koos olles saavad nad hästi läbi, kui pingeid toob sisse Steffi sõbrana Pregolia. Pregoliaga meeldib Steffile suhelda, kuna ta on temast paar aastat vanem ja nad teevad koos naljakaid pränke. Tüdrukad saavad hästi läbi, kui jututud Pregolia YouTube'i kanalist. Pregolia. Tema peab kogu aeg olema tähelepanu keskmes. Sest kui keegi talle tähelepanu ei pööra, siis saab ta väga kurjaks ja kadedaks. Talle väga meeldib oma parima sõbrannaga koos igasuguseid pränke teha ja seda kõike salaja enda Nokia telefoniga filmida. Nii, ma ei tea, kus mu teine nukk on, aga ma kavatsen täna neid praadida. Oh my god, see tuleb siit. Oh my god. Need videod postitab ta oma YouTube'i kanalile, mille nimeks on LPS Queen Squad 123. See on Kati. Kati on 30-aastane. Tal on tütar Pregolia, kes saab kõik, mida tahab. Hiljuti käis Kati kohtingul Joshuaga, sest Pregolia on vihjanud, et sooviks väikest venda.
Mina, Kärt, õppisin see aasta polügonis ennast läbi erinevate tegeluskujude paremini väljendama. Mina olen Anneliis, mina õppisin see aasta polügonis ennast paremini väljendama ning emotsioone näitama. Ja mina Mirtel õppisin, et teater muudab kõik palju-palju huvitavamaks.